Programmi salvestamine. Eelmises videos panime Edisoni robotid omavahel suhtlema. Oleme koostanud juba palju erinevaid programme, mõned neist, nagu muusika loomine, on olnud päris pikad. Kui programm on juba pikem kui 2-3 programmeerimisplokki ja me soovime seda tulevikus veel kasutada, on lihtsam programm salvestada ja hiljem avada, selle asemel, et seda kogu aeg uuesti kirjutada. EdBlocks tarkvaras saad oma programmid salvestada EdBlocksi pilve ehk internetis asuvasse failide hoidmise ruumi. Selline salvestamine võimaldab sul oma programmi avada erinevatest seadmetest. Enne salvestamist on vaja ennast kasutajaks registreerida. Avame edblocksapp.com. Tühjas tööaknas on programmi pealkirjaks Untitled Program ehk pealkirjata programm. Kui proovime seda salvestada, palub tarkvara meil sisse logida või registreeruda. Valin registreerumise. Registreerumiseks avaneb andmete täitmise vorm. Kui sa oled laps, siis täida see vorm kindlasti koos vanematega. Sisestada tuleb eesnimi, perekonnanimi, e-maili aadress 2 korda ja parool 2 korda. Lisaks on vaja kinnitada, et sa ei ole robot. Nüüd on vaja teha viimane samm, kinnitamine. Korras. Oleme sisse logitud ja saame nüüd soovi korral programme salvestada ja avada. Kirjutan lühikese programmi ja vajutan Save ehk salvesta nupule. Annan programmile nime. Nimi on nüüd ka üleval real nähtaval. Kui teen programmi muudatuse, salvestan jälle. Läheme menüüsse ja võtame ülevalt valiku New ehk uus programm. Tööaken muutus tühjaks. Proovime avada oma äsja salvestatud programmi. Läheme menüüsse ja võtame Load ehk laadi. Ekraanile ilmub minu poolt salvestatud programmide nimekiri. Sealt samas saan programmiga kustutada. Punasega märgitud Delete abil või avada. Valin Load Program. Ja tuligi minu poolt salvestatud programm ette. Kui ma soovin uue programmi aluseks võtta olemasoleva programmi, siis valin menüüst Save As ehk salvesta kui ja annan uuele programmile teise nimetuse. Nüüd on sinu kord. Tee läbi ekraanile ilmuv väljakutse ja kohtumiseni järgmises videos. Ava edblocks.com. Vali menüüst Register ehk registreeri ning vii läbi registreerimistegevus. Logi sisse. Koosta üks hästi lihtne programm ja salvesta. Mine menüüsse vali Load ehk laadi ning leia äsja salvestatud programm ning ava. Kas oli lihtne?